Ma tänan. Lugupeetud siseminister tegi siin märkuse, et mul on õigekirjaga natukene midagi viltu, aga tänan selle märkuse eest, võib-olla tõesti oli. Aga kui ma jälgisin lugupeetud siseministri esinemist, siis ta ei saanud pilku ka pealt ära sellelt paberilt, mida ette luges. Ilmselgelt ei ole ta seda ise vastust koostanud ja mina võin julgelt praegu väita, et ta teeb lihtsalt katet praegu politseisüsteemile. Miks? Sellest ma ei saa aru ja ma kohe põhjendan ka. Nimelt käis selline sõnade manipulatsioon, et videovalve ei ole see, mis on jälgimine ja midagi a la selles stiilis. Absoluutselt ei andnud minister praegu vastust sellele, mida sätestab korrakaitseseadus paragrahv 34, kus on konkreetselt kirjas isikuandmete töötlemine jälgimisseadmestiku kasutamisega. Ma nõustun ministriga ainult selles osas, et autonumbrimärk kui selline ei kuulu isikuandmete hulka juhul, kui autonumber ja omanik ei ole kokkuviidavad. Eestis ei ole põhimõtteliselt autoomanike register avalik, mis tähendab siis tegelikult seda, et ainult numbrimärki ilma tema omaniku teadmata ei saa lugeda isikuandmete hulka kuuluvaks. Küll aga muutub olukord kardinaalselt, kui omanik ja numbrimärk kokku viiakse. Ja siin toimub siis seesama isikuandmete töötlemine jälgimisseadmestiku kasutamisega. Ma tuletan veel kord meelde, mis asi on isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemine on igasugune andmetega tehtav toiming, mis võib hõlmata andmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, juurdepääsu võimaldamist, avalikustamist, päringute teostamist, väljavõtete tegemist, kasutamist, edastamist, ristkasutamist, ühendamist, üleandmist, sulgemist, kustutamist või hävitamist sõltumata toimingu teostamise viisist või kasutavast vahendist. Ja see toimub kõik pärast seda, kui jälgimiskaamera ehk siis mobiilne kiiruskaamera on auto kiiruse ületamise fakti tuvastanud. Ja ma ei saa aru, mikspärast ütleb siseminister, et see ei kohaldu mobiilsetel kiiruskaameratele. Ma ei tea, olete te võtnud lahti Andmekaitse Inspektsiooni kodulehekülje, kus on korduma kippuvad küsimused KKK, on selgelt öeldud, et seda videovalvesilti tuleb kasutada jälgimisseadmete ees. Ja üks asi jäi mul veel arusaamatuks lugupeetud ministri ettekandes, see, et jah, et seadus on kirjas, seesama jälgimisseadmete kasutamine nõuab nii-öelda siis videovalvesildi olemasolu, aga on olemas mingisugune määrus, mis lubab seda teha ilma videovalvesilti kasutamata. No siin on teie nõunikud Justiitsministeeriumis küll päris puusse pannud. On olemas õigusaktide hierarhia. Määrus ei saa olla ülimuslikum, kui on seadus. Ehk siis, kui on seaduses norm on kirjas, siis ei ole võimalik seda muuta mingi sisemise õigusaktiga asutuses mingi määrusega. Nii et siin ma ei saa absoluutselt nõustuda. Ja tegelikult jäi väga ebaselgeks ka see asjaolu, et kes siis need kiiruskaameraid siis kasutavad ja üles panevad. Selgus, et korrakaitsjad need ei ole, aga on lihtsalt PPA kuskilt mingisuguse töötajad. Väga ebaselge. Kuigi lugupeetud Riho Karotam ütles mulle, et on mingi lepinguga saadud nii-öelda siis teenuse osutamise leping. Ma ei tea, kas see on eraette või midagi muud. Aga see on väga oluline küsimus. Aga kõige tähtsam, head vaatajad, kuulajad, ärge ületage kiirust. See on põhiasi. Ma ei võitle praegu mitte kiiruse ületamise
poolt, aga selle eest, et ka politsei täidaks neile pandud seaduslikke kohustusi. Aitäh! Aitäh! Hea Eestimaa rahvas, kindlasti olete te meedia vahendusel näinud, mismoodi ministrid tulevad siia saali, vassivad andmetega ja pole ka harvad juhtumid, kus nad lihtsalt valetavad. Ja ma ütlen ausalt ja otsekoheselt, et maamehe moodi minul on nendest valedest siiber saanud. Ja seetõttu ma rakendan nüüd edaspidiselt sellist asja, et tuletan meelde kõigepealt, et kui Riigikogu liikme sõna on siin saalis vaba ja mingeid sanktsioone ei järgne, siis minister on ametnik, kelle osas see klausel ei kehti. Ja seetõttu, lugupeetud siseminister, ma hoiatan teid selles mõttes, et palun siin saalis rääkida ainult tõtt. Kui te ei tea või ei ole kindel, siis öelge seda otse, sest arvestage sellega, et ma kasutan teie ütlusi stenogrammis hiljem ära praegu käesolevas menetluses ja ka tulevates menetlustes teie seisukohtade osas. See on lihtsalt hoiatus, see ei ole midagi muud. Ja nüüd tänase teema juurde. Teemaks on siis kiiruskaamerad, mille uurimist ma alustasin juba kuskil septembris-oktoobris ja esimene video sellest Facebookis kogus 161 000 vaatamist. Ja teemaks on siis see, et kas mobiilsete kiiruskaamerate ees peab olema silt videovalve või ei pea. Ja ma olen pöördunud mitmele poole, ka politsei poole ja edasi, kui nad ütlevad, et ei pea. Mina eeldan vastupidi, et peab. Ja põhjus on väga pragmaatiline, sest kui politsei viitab sellele liiklusseadusele, et seal ei ole seda regulatsiooni sees, siis tuletan meelde, et liiklusseadus on erinorm, aga erinormi kohaldatakse koos üldnormiga, ehk siis korrakaitseseaduse paragrahv 34 sätestab selle, et see silt peab seal ees olema. Ja see on täiesti hämmastav, mismoodi aga ikkagi ka kõrged politseijuhid manipuleerivad sellise seadusliku kohustusega, nagu näiteks Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri teabebüroo liiklusmenetlustalituse politseikolonelleitnant Alar Karu on lausa kirjalikult teatanud, et osutusmärgi automaatkontrolli kirjeldamine õigusaktis ei tee selle kasutamist kohustuslikuks. Lugupeetud siseminister, kuidas on võimalik, et teie haldusalas olev ametnik ütleb, et mis siis, et on seaduses kirjas, aga me seda ei kasuta? Kõik need faktid, mida ma olen arupärimises täna esitanud, on tõenduslikult olemas ja neid saab kasutada edaspidises menetluses. Minu jaoks on veel teine küsimus. Mikspärast politsei asemel teostab kontrolli tegelikult hoopis erasektor, kellega siis on sõlmitud nii-öelda haldusleping kiiruse mõõtmise osas. Ma mäletan veel paar aastat tagasi oli ikkagi videovalvesilti kasutati, aga siin võib olla hoopis puhas omakasupüüdlik tegevus. Nimelt, tegemist on erasektori tegevusega ja kui see videosilt on väljas, siis lihtsalt rikkumisi ei toimu. Ja selleks, et teenida nii-öelda erasektori kaudu raha siis ka riigikassasse, on see videosilt maha võetud. Ma ütlen ka kohe ära, et ma olen absoluutselt vastu igasugusele kiiruse ületamisega, mis on määratletud ka märkidega, kuid ka politsei peab selles tegevuses jälgima isikuandmekaitse seadust. Mis asi on isikuandmekaitse seadus? See on reguleeritud siis ka Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud määrusega ja minu poolt osundatud asjaolud, mida ma hetk tagasi rääkisin, on leidnud kinnitust ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel ja nende seisukohtades. Isikuandmete töötlemine on siis
toiming, mis võib hõlmata andmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, juurdepääsu ja nii edasi ja nii edasi. Aga kuulame ära lugupeetud siseministri vastuse ja veel kord palun, ärge mõelge midagi välja, ärge valetage, rääkige ainult tõtt. Aitäh! Aitäh!